põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 23. aprill aasta 2026. Väljas on suur kevad, erinevad tööd põldudel käivad täie hooga. Tartus on maamess, põllumehed siin kõik koos ja kasutame juhust. Räägime täna kartulist ja meil ongi stuudios kartulikasvatajad, kartulispetsialistid. Janek Lass, Koorti Kartul OÜ, tere! Tere! Maido Saarman, Besti Produce OÜ. Tervist! Ja Indrek Teder Baltic Agrost. Tere minu poolt ka kõigile! Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltic Agro arendusdirektor. Ja püüamegi siis täna rääkida, kas Eesti kartulil on tulevikku. Kuidas kartulil oli meil ajalugu, traditsioonid, mis meil on agrotehnikas, mis meil on probleemid ja kas me saame neid lahendada ja mis siis oleks kõige aktuaalsemad teemad. Nii et võib-olla kõigepealt sissejuhatuseks rääkige mehed lühidalt, kuidas te kartulisse ise kokku puutute. Janek, kui suurel pinnal, mis aastast juba tegutsete? No olen päris pikalt sellega tegelenud, et aastal 1995 sai lõpetatud Maaülikool ja peale seda hakkasin kohe kartulikasvatusega vaikselt tegelema, et ma mäletan, et isegi lõputöö tegin kartuli teemal. Aga tõsisem ettevõtlus, osaühing Koorti Kartul sai alguse aasta 2005 ja siis tegime Märt Laansaluga sellise ühisettevõtte, mis siis hakkas esindama ka Norika sorte, see läks siis seemnekartuli poole peale ja hakkasime ka kartulit siis tasapisi väärindama, et pesema ja pakendama ja natukesega koorisime seda, aga tänaseks on need suunad jälle natukene nagu muutunud, et kartuli pind on 80 hektarit, et sellest siis 20 hektarit on varane kartul ja ülejäänud pinnast on seemnekartul, et see on nagu meie selle ettevõtte prioriteet täna. Nii ja Maido, kuidas sinul? Ja, tervist veel kord kõigile. Mina olen kartuliga alustasin, professionaalsel tasemel alustasin 2003 tegelikult. Muidugi ise olen nagu eluaeg maal elanud. Maal elades paratamatult juba nõukogude ajal oli, eks see kartulikõplamine oli juba ikkagi suvetöölastel, et alustasime 2003 kuskil seal 10-15 hektarit. Tänaseks oleme kasvanud siis 120 hektari suuruseks kartulikasvatuseks. Laias laastus võib öelda, et võime jagada enda kartulikasvatus, kuna me tegeleme ainult kartuliga. Meil ei ole ei teravilja ega muid kultuure. Siis võime jagada kolmeks, on 70 hektarit tarbekartulit, 20 hektarit seemnekartulit ja 20 hektarit tööstuskartulit. Tööstuskartul siis täpsemalt on krõpsude valmistamiseks, kartulikrõpsude valmistamiseks. Ja kus kandis need olid sul põllud? Meie asume Viljandimaal, Sürgaveres, see on siis Põhja-Viljandimaa. Nii ja Indrek, sina oled ka kartuliga kokku puutunud, ma saan aru, et sa kasvatad ka oma tarbekartuli ise. Ja minul on tõesti 6 vagu, 10 meetrit pikad. No see on ka ju asi, et ja seda sa oled eluaeg teinud? Ei no ikka sellest ajast, kui ma iseseisva elu peale sain, et väiksena tegid seda minu vanemad, nagu ma arvan meil kõigil. Aga jah, et mul kartuliga kokkupuude tootmisega nüüd on sedavõrd, et igapäevase tööna puutun siis kokku meie kartulikasvatajate rõõmude ja muredega. Nii et ma siis võin ka kommenteerida, et ka mina olen oma kodus kasvatatud kartulit 5-60 aastat söönud ja nüüd kahjuks siis viimased 5 aastat olen poekartuli peal teie kliendiks. Aga läheme siis edasi teemadega, et mis seisus meie Eestimaa kartul praegu üldse on, et kui hakata nendest probleemidest pihta ajaloost, võib-olla Janek sa alusta, kuidas seda valgustada, kas pinnad laienevad või ma saan aru, et tegelikult pinnad on hoopis kõvasti kukkunud, kui võrrelda nõukogude ajaga, kus oli ligi 100 000 hektarit, kas me võime kuidagi võrrelda tänase rapsi pinnaga, et tollel ajal see sama pind, mis täna on rapsi all, oli umbes kartuli all, jah? Ja võt sellist võrdlust kartulikasvataja ei oska nagu teha, aga kui jah vaadata tagasi, mäletan, et 2015 tegin
ettekande ja siis sai nagu uuritud põhjalikumalt ja tõesti oligi, et Vene aja lõpus oli see kartulipind 100 000 hektarit Eestis, siis 2008-2010 oli ta seal kuskil 20 000 peal ja täna ta on kukkunud 3-4 000 vahel, et no väga drastiliselt on kukkunud, et eks siin on omajagu põhjuseid, aga no kuna mina ikkagi vaatan ka seda seemne poolt ja pean seda väga oluliseks, et ega see kartuli kasvatamine ju ikkagi algab seemnest, et täna ikkagi 2025 oli Eestis kasvatatav seemnekartulipind 280 hektarit. Et see on olnud väiksem, et viimastel aastatel on see isegi siin natukene tõusnud ja tegelikult kui me nüüd võtame niimoodi laia profiiliga, siis see 2280 hektarit tegelikult annakski selle 3000 hektari seemne. Et noh, see on siuke nagu suur vaade. Et selles suhtes iseenesest on nagu on, aga võib-olla mida nagu selle pika jutu peale öelda, et täna on oluline seda, mis meil on nagu väga hoida, et siit nagu allapoole ei tohiks küll kuidagi lasta minna ja väga suurendada tõenäoliselt on ka suhteliselt riskid, et praegu on meie jaoks väga oluline hoida seda pinda. Et Eesti varustab ennast ise seemnekartuliga? Jaa, suures pildis küll, et kui me saame ikkagi pidevalt uuendada, saame oma emafirmalt nagu värsket materjali peale, siis tegelikult me saame seemne uuendamisega väga hästi hakkama, sest tegelikult Eesti tingimused on seemne kasvatuseks lausa loodud, et tegelikult ma julgen täiesti väita, et me suudame kasvatada isegi parema seemne kui Saksamaal, sest meil on kasvatustihedus on õre ja siin on haigusi vähem ja levib kõik nagu baktereid ja asju on nagu vähem kui teistes riikides ja minu jaoks on jällegi suur eeskuju on Soome riik, kellega me ka väga palju suhtleme, siis nemad on ikkagi ennast väga oskuslikult turundanud just kui väga head seemnetootjad ja nad suudavad seda ka väga edukalt eksportida. Kuidas, Maido, sina kommenteerid praegust kartulikasvatuse pindasid, kas me saame Eesti ära toidetud selle pinnaga? No kui Janek nüüd rääkis rohkem nagu seemnekartuli poolt, siis võib-olla mina räägiks nagu sellest, mis on toimunud tegelikult toidukartuliga. No millest see vähenemine tegelikult kõigepealt ma alustaks sellest. Siin 2000 alguses tegelikult olid ju Eesti talud, olid segakasvatustalud. Oli natuke teravilja, natuke loomi, natuke kartulit. Ja siuke keskmine kartulikasvataja oli tõenäoliselt oligi siuke 1-5 hektarit. Ja siis saabus see kuulus sapardiaeg, ehk siis tekkis ju Eesti põllumeestel võimalus tehnikat välja vahetada. Oli võimalus uusi suuremaid traktorid, kombaine ja talud tegelikult hakkasid ju konsolideeruma kõik selles mõttes, et maad osteti kokku tegelikult suurte tootjate poolt. Ja sealt toimus tegelikult ka see, kus mille võib pidada nagu selle kartulikasvatuse suure languse alguseks tegelikult. Ja nüüd Sapart kestis vist, kui ma õigesti mäletan, 2006 äkki oli viimane aasta. Ja siis ütleme 2010. aastal tuligi nagu stabiliseerumine natukene, aga mis nüüd muutus oli tegelikult see, et tarbijal tekkis või ütleme siis seal kartulisööjal oli äkki hästi palju kaupapoes tegelikult, tal nagu valiku võimalused tõusid ja tegelikult ju kartulisöömine lihtsalt vähenes. Et seal ei olegi tegelikult kauged põhjused vaja otsida. Selle kartuliga on lihtsalt mitte midagi peale hakata, sest ka ümberringi maades tegelikult on väga, väga kõvar järjel, nii Lätis kui Soomes on tegelikult ju kartulikasvatus korralikud järjel. Kuigi võin öelda, et lätlane sööb 2 korda rohkem kartulit kui eestlane ikka veel. Ja mis muutus keeruliseks tarbekartulil oli just turustamine. See on, et olla nagu nii-öelda täna pildil üldse ja kartulit kasvatada ja kartulit müüa, siis tegelikult ainuke võimalus on kaubanduskett.
kaubanduskett annab selle võimaluse. Ma panin tähele su jutust, et sul on põhiliselt ainult kartul, kuidas sul siis külvikord? Mitte põhiliselt ainult kartul, vaid ongi ainult kartul. Aga kuidas sa siis oma külvikorda pead, ei saa ju järjest ma arvan, et meil see saade läheb liiga pikale no, sellest, aga põhimõtteliselt see on koostöö kohalike põllumeestega. Naabritega koostöö. Jah, et see on küll natukene keerulisem, see ei ole nii, et mina sulle ja tema mulle, et seal on erinevad kokkulepped ja kuidas seda. Sest olgem ausad, tegelikult pärast kartulit iseenesest teravilja kasvatada või rohumaad rajada on kõigile, kõik ootavad seda. Selge see. See ei ole nagu teema üldse, see huvi on alati olemas. Kartulist jääb taimetoitaineid mulda piisavalt, et järgmist kultuuri paremini kasvatada. Ja olen ise näinud, kuidas võetakse pärast kartulit ilma väetamata, võetakse 4 tonni hektarilt otre. Ja. Ilma probleemid. Kuidas, Indrek, sa kommenteerid, meil on ju Eestis piisavalt kartulikasvatajaid, meil siin täna on 2 meest esindamas neid, kui palju meil üldse on kartulikasvatajaid ja kuidas seda suhet siis nüüd võtta, et kui palju on siis professionaalseid kartulikasvatajaid, kes seda siin müügi otstarbel kasvatavad 100 hektaritel ja kui palju sellest statistikast on nüüd koduaedades neid, kes kasvatavad ainult oma tarbeks selliseid nagu sina ja mina, et kas siin on 80 ja 20% ka kehtib, nagu tavaliselt öeldakse või? Ma tunnistan, et mul tegelikult puudub igasugune ülevaade niinimetatud koduaedade kohta ja statistika kohta. Ma arvan täiesti, et ei minu ega sinu pind ei kajastu mitte ühestki statistikast, sest mina seda kusagil ei kajasta. Aga ma tegelikult tahaksin öelda, et kartulikasvataja Eestis on hääbuv visend. Et mina olen põllumajanduse müügi poole peal nüüd varsti saab 20 aastat ja võin öelda, et selle aja jooksul on ikkagi uusi tulijaid on ülivähe, need, kes on tulnud, on väga vähe vastu pidanud. Vanad olijad on need, kelle peal see tootmine on püsinud seni, kui nendel mõnel on olnud jätkaja, see on väga, väga tore. Paljudel juhtudel on siiski järgmine põlvkond seda tööd mitte üle võtmas või ei taha üle võtta, sellel ongi erinevad põhjused. Et tegelikult ma arvan, et me oleme saavutanud kriitilise piiri, millest allapoole enam kukkuda ei tohiks. Me tegelikult tarbekartuliga ennast ei varusta ära. Minu teada on meie ise varustatud tase tugevasti alla 70% juba, et me tegelikult ühel hetkel jääme sõltuma. Aga ma praegu tahaksin tagasi minna sinna kaubanduskeskuste juurde, kuna see on võib-olla üks põhjus, miks me tootjad enam ei tooda nii palju, et ma küsiks, kui tohib, et nii Maido kui Janeki käest, et teie igapäevaselt tegelikult töötate nendega koos või olete sunnitud seda tegema, et võib-olla jagate oma igapäeva emotsioone ja kogemusi, mis on need keerulised kohad. Ja tõsi ta on, et tegelikult eks selle kartulikasvatusega ongi see, et see on tegevus aasta ringi, et ei ole niimoodi, et hooajal, et kevadel paneme kartuli maha ja teeme suvised hooldused korralikult ära, koristame ära ja siis vaatame, mis saab, et tegelikult kartulikasvataja jaoks ikkagi on eeldus, et see kaup on tal olemas aasta ringi ja ma võib-olla kõigepealt alustaks üldse oma kodupoest, et meil on Koorti kartulis on et omal ka selline väike iseteenenduspood, kus me siis pakume kõiki oma toodetud sorte, meil on seal 8-9 sorti erinevas pakendis, erinevas suuruses. Ja miks ma just sellest alustan, et see on võib-olla üks viimase aja kõige positiivsem trend, et inimesed tulevad, nad näevad, need põllud on kohe seal lähedal, kus see kartul tuleb, kuidas ta sinna satub, millised inimesed sellega tegelevad, et see on nagu ülipositiivne, et nende jaoks on see ikkagi toode kellegi poolt toodetud, et poes või kaubanduses on ikka tihti lugu selline anonüümne toode ja see nagu ikkagi ei oma nii suurt tähtsust. Aga mida ma kaubanduskettide kohta tahaks öelda, et suures pildis on Eestis isegi hästi, et kartul on ikkagi nagu pildis, Eesti kartul on pildis, selle valik on tegelikult väga suur, et see on nagu positiivne, et kui nüüd võrrelda siin köögiviljaga, siis köögivili ikkagi on juba surutud seisuses, et see kohalik toode ei pääse sinna nii hästi löögile. Janek, ma küsiks vahele, kuidas praegu sul kodupoes siis on, kui palju siis inimene korraga võtab, kas ta võtab mingi 10-kilose, 50-kilose portsu või kogu talvekartuli korraga või? No see on jällegi ikkagi
vastavalt perioodil, et noh, sügise ikkagi olid inimesed ja hirmul, sest eelmine hooaeg oli just väikeaiapidajale keerulisem aasta ja siis oli natuke sellist talvekartuli ostmist, aga tõsi on see, et ega selliseid kärudega koormaid ikkagi enam ei osteta. Sest inimesel pole hoiukohti. Tal pole hoiukohta, meil on sellised 15-kilosed, need on kõige suurem pakend, aga väga hästi läheb 5-kilone, mis on ka juba siis pestud ja selles mõttes ka kiloseid pakendeid meil on, nii et valiku võimalus on nagu väga suur. Aga kettide juurde veel tagasi tulla, siis jah, et meil ei ole kahjuks ühtegi sellist otsetarnet, et me ikkagi kasutame vaheladusid, et tihtilugu ma küll pöördun mõne keti poole ja noh, täna on ju see, et kui sa tahad midagi müüa, siis sa pead kohe olema valmis selleks, et sa teed kampaania ja kohe muidugi on hinnad ja kogused ja kõik nagu jutud, et siis noh, ma pean jah tunnistama, et tegelikult nii mõnigi kohalik kett ei võta kuidagi vedu ja kuidagi sinna sisse saamine on nagu keerulisem, et see teeb nagu muret on ju, aga samas on jälle ketid, kes nagu ootavad, et juba talvel jaanuaris küsitakse, et no, et kas sa varaskartulit ikkagi teed, et meil on õnnestunud viimased 10 aastat pakkuda varaskartulit enne jaanipäeva, et see on selline nõutud kaup ja kui midagi ikkagi nõutakse ja soovitakse, siis see ka motiveerib väga tootjat, nii et me oleme siin 14-15 juuni tavaliselt alustanud seda esimest koristust ja teeme siis selle jaanipäeva kartuli ära, aga noh, see eeldab jällegi korralikku ettevalmistust ja kattelooridega mässamist ja sellist varast riski. Aga no see on nagu väljakutse ja sellega me oleme nagu hakkama saanud ja ka tegelikult tänase seisuga on meil ikkagi varane kartul maha pandud, katteloorid on peal, hoiame hinge kinni, et tuul neid ära ei vii, aga praegu on kõik hästi ja kui nüüd selle talve jälle üle elame, siis läheb ju soojaks. Et ka selle varase kartuliga sa suudad konkureerida siit lõunapoolsete riikidega, nagu vist tuleb, kas Poolast tuleb meil kõige rohkem või Leedust, kus seda... Egiptus on esimene. Ma ei usu, et Poolast ei, noh, kuna mul on koostööpartnerid Poolas ja ma väga palju suhtlen poolakatega, siis ma julgen küll väita, et Poolast tuleb meile võib-olla kõige vähem seda kartulit, et varane kartul on reeglina Rumeenia kartul, mis nagu massiliselt tuleb ja mis hinnaga me hakkame nagu konkureerima. Aga see kõige esimene, selle me paneme ikkagi ilusasti oma kilosesse pakki, jällegi ta ei ole anonüümne toode, inimesed teavad seda, ootavad seda ja selles mõttes, et see töötab hästi, aga see on aastate pikkune töö, et selleni jõuda. Kas võib siis ka öelda, et Eesti tarbija eelistab kodumaist varast kartulit? Ma tahaks väga loota ja tundub, et see ikkagi nii on, sest sellel on teine maitse. Kas sealt lõunapoolt tuleb väga odav see kartul, kuidas selle tasuvusega on, et kas te hinnas konkureerite? No ei, see on alati valus teema, et see hinnapoliitika, et aga ma ütlengi, et mõnedki ketid ikkagi arvestavad seda Eesti kartulit, nad ütlevad, et neil on vaja sellist narmendava koorega, värsket kartulit, et see on nende jaoks oluline. Vahest see jutt küll ei lähe päris sellega kokku, mis see reaalsuses välja kukub, aga no me oleme kogu aeg valmis ja oleme paindlikud, sest selge see, et nii kui see kartul jälle natuke juba rohkem kasvab, siis see hind kiiresti kukub, et noh, enne jaanipäeva ongi selline tärmin nagu, et kui sa enne seda suudad, siis võin isegi mina hinna öelda, aga peale seda öeldakse mulle hind, et vaat nüüd on nii hind, võta või jäta ja tegelikult see asi nagu niimoodi käib, aga saame hakkama. Kas seal on ka oma kindlad sordieelistused, mida tarbija eelistaks eelkõige? No eelistused on kindlasti ka, aga eks siin on kõige olulisem see, et üldse varast kartulit saada, noh seal on juba sordi valik on nagu võtmeküsimus, et meil on õnneks, meie esindada ongi kõige varasem sort Euroopas üldse, see on Solist ja see töötab väga hästi ja ta on tõesti kiire ja varane ja noh, muidugi me võime öelda, et varased kartulid on natukene vesisemad, aga no eks see tuleb millegi arvelt, et juba natukene hilisemad on jällegi rohkem muredamad ja selles suhtes teid maitse variante on palju, aga kui veel korra selle seemne juurde tagasi tulla, siis noh, mida ma väga kõrgelt hindan on see, et nagu Eesti inimene ja Eesti aiapidaja on ikka seda usku, et
tegelikult enda kasvatatud kartul on kõige parem ja see tähendab seda, et väike aiapidaja ostab ka sellises väikeses pakendis, väikeses koguses seda seemet ikkagi jätkuvalt. Et tänavu aasta oli see ikka nagu väga-väga suureks abiks, kui tõesti oli seemnekartuli turustamine keeruline. Aga nüüd ma olen vist väga pikalt rääkima jäänud, anname teistele ka sõna. Ma tahtsin küsida, Janek, sa mainisid korra, et kuni juunini võid sina hinda isegi öelda, aga kas siis ülejäänud, ütleme maist juunini, aga siis ülejäänud 10 kuud on kaubanduskett, kes ikkagi dikteerib? No kindlasti, jah, et ega mis seal salata, ega kartulikasvatajad on ise ka selles suhtes natukene võib-olla passiivsed, et ega omavahel väga koostööd ei tehta, et kui meie hinnapoliitikat vahendavad ostujuhid, siis tegelikult see tootjale väga hea variant ei ole. Et eks siin seda koostööd ja omavahelist suhtlemist, aga no ikkagi ma ütlen, et see kartul on ikkagi nagu kaubanduskettidele nagu väga oluline. Just Eesti kartul, pakendeid on palju, erinevaid tootjaid, nad neid ikkagi kõike võtavad oma lettidele ja noh, see on kõige olulisem, et see seal ikkagi püsiks, et neid sealt välja ei surutaks. Noh, nagu ma just ütlesin, et ega köögiviljaga on juba see olukord kõvasti muutunud, et seal enam nagu ei ole võimalik Eesti kaupa väga suruda. Et me räägime praegu siin sellest varasest kartulist, aga see on kaunis väike osa vist kogu kartuli kasvatusest. Ja ma võin rääkida natukene nüüd sellest, mis see nagu päris elu on tegelikult. Palun. Et tegelikult tootjatel, ütleme ka meie ettevõttel on tegelikult jaekettidega lepingud. Ehk siis ostulepingud. Aga ostuleping on, need on küll Janeki sõnad, ostuleping annab tootjale võimaluse teha ostjale miinimumhind. Ehk siis me töötame tegelikult iganädalaste tenderitega. See tähendab seda, et kui nüüd tõstame selle nüüd nagu viljakasvataja konteksti, siis viljamees koristab omale koorma vilja ja siis ta hakkab seda vilja müüma turu peal. Et kujutage ette olukorda nüüd, et sul on nüüd nii-öelda 1000 tonni vilja ja nüüd paned selle lattus ja tegelikult ei tea, mida sa selle viljaga teed. On see vili või raps, vahet ei ole, aga täna Eesti kartulikasvataja on sellises seisus. Me täna tegelikult külvame ja me ei tea tegelikult, mis sellest kartulist saab. Me ei tea, kas me saame selle müüdud, me ei tea, kas see seisab kevadeni, me ei tea, mis on selle hind, me ei tea, mis on transpordi hind, me ei tea, mis pakendis me teda müüme, me tegelikult ei tea, me peame kõigeks sellest valmis olema. Ja selles mõttes, et täna need kartulikasvatajad, kes nagu nii-öelda veel ikkagi toimetavad ja edukalt toimetavad, need on tegelikult kõik need kriisid läbi käinud, nii-öelda paksust ja vedelast ja me oleme jõudnud täna sinna seisu tegelikult, et me valmistume alati kõige halvemaks kartulikasvatajatena. Me valmistume põuaks, me valime näiteks, tänavu hea näide on see, et ma ei tea, miks sellest kogu aeg nagu räägitakse, aga millegipärast kõik väidavad, et tänavu tuleb hirmus põud. Ja tegelikult nüüd kartulikasvatajad, me nüüd valmistumegi selleks. Me võib-olla valime natukene madalamas asukohas põllud, me valime võib-olla sordi, mis ei ole nii põuatundlik, me juba valmistume, tähendab seda, et me kogu aeg elamegi nagu kriisist kriisi tegelikult, meil ei olegi, et kui viljakasvatajal on nüüd täna, nagu ma saan aru, et viimased 3 aastat on rasked olnud, et siis meil nagu lihtsalt aastat ei olegi, sest me kogu aeg tegeleme, millega me tegeleme. Ütleme, mina kui ma oma tööd nagu jagaksin, siis ongi niimoodi, et 70% müügitöö ja 30% kõik ülejäänud. Aga räägi, sa ju kasvatasid ka mingi koguse kartulit, mitte ainult laua toidukartulit, vaid ka mingiks tööstuskartuliks. Kas seal on sul lepingud vähemalt? See leping ei tähenda ikka mitte midagi veel. Need lepingud ei maksa mitte midagi, tegelikult see annab ostjale võimaluse sinu käest osta kartulit. Ja ilma lepinguta mul samamoodi jaekettidega. Kui mul täna jaekettiga lepingut ei ole, siis mul ei ole mitte mingisugust võimalust talle pakkuda kartulit. Kas ma saan selle oma hinnaga sinna nii-öelda talle müüdud või ei saa, seda ma hetkel ei tea, seda lepingut sõlmides. Aga kas siis tööstuse jaoks sul ei ole? Aga tööstuse jaoks töötab ta natuke teistmoodi. Ütleme nii, et kui selle tööstuse sinu kartut nagu vaja ei ole, siis leida neid põhjuseks, miks see kartul ei sobi tööstusesse, ei ole väga keeruline. Aga tal on ju toorainet vaja. Jah, aga on aastaid, kas te nüüd tõesti arvate, et kui kartulikrõpsu tootja teeb lepinguid nii-öelda 100% toorainet, tõenäoliselt tehakse 150% tooraine lepinguid. Ja kui nüüd kõik õnnestub, siis on ilmselgelt tal toorainet liiga palju.
nii et meie oleme kasvatanud tööstuskartulit natuke üle 10 aasta ja nendest 7 aastat on olnud sellised, kus me oleme saanud normaalselt toimetada, oleme lepingus kinni peetud ja 3 aastat nendest on sellised olnud, kus me oleme selle kartuliga pidanud ise midagi ette võtma. Kas mõni aasta ka nii on olnud, et kartulit puudu jääb siis? Ja, ikka loomulikult. Meil on, ütleme, täna tööstuskartuli leping on näiteks 600 tonni, kui ma nüüd kõik õnnestub, ma saan näiteks 1000 tonni, siis normaalsel aastal ostetakse 1000 tonni kõik ära, loomulikult, see ei ole teema. Jääb, siis pead ise selle aga ma ei tea seda hetkel, kui ma selle kartuli maha panen. Et me selles mõttes see ja selle tööstuskartuliga on natukene keerulisem just selle koha pealt, et seal on omad tingimused kõik. Seal on kindlad sordid, mis antakse sulle ette, hoidustustingimused on seal, samamoodi on transport on komplitseeritud selles mõttes, et tööstuskartulil, see puudutab nii friikartult kui ka krõpsukartult, on kindel temperatuur, millest allapoole ei tohi tegelikult temperatuur langeda. Kas keegi oskab meist siin üldsegi öelda, kui suur võiks olla see suhe, mida me Eesti kartulist praegu kasvatame, mis tarbitakse ära toiduks igapäevasel, ütleme, toidulaual või siis ka tööstustooraineks, nagu nendeks sipsideks või tärkliseks, kas Eestis läheb mingi osa, ütleme, kui palju võiks sellest olla, kas 1/3 kartulist läheb tööstustooraineks? Suurusjärgus on valet sul, me räägime 1–3% tõenäoliselt. Ainult nii vähe läheb? Ülejäänud 98% on toidukartul Eestis. Või seemnekartul. Või seemne. No eks see on ju ka see põhjus, et miks need pinnad on nii palju kukkunud, et enam ju sellist väljundit ei ole, et Eestis tööstus puudub. Kui tänast olukorda vaadata globaalselt, siis ma isiklikult loodan, et äkki võiks tulla see aeg tagasi, kus võib-olla väiksematel tehastel on jälle nagu oma roll ja oma tähtsus, et täna on ju see, et kõik on hästi mastaapne, kõik on mahtudega seotud, et kui see liikumine ja kõik tekitab selliseid probleeme ja piirangud tekivad, et oleks ainult selline kõva eestvedaja, siis tegelikult sellele oleks hea, kui vähemalt mõeldakse ja võib-olla ka kunagi jõutakse, sest veel kord, et see tehnoloogiad on ju meil olemas, kartulit kasvatada me oskame ja selles mõttes sobivat põldu ja maad meil on, et lihtsalt olekski seda väljundit rohkem, et praegu me kõik ju surume sinna toidukartuli, lauakartulit, teda peseme, poleerime, suuremad, väiksemad, ei tea, mis ära teeme, poeme nahast välja, et vähegi saaks seda kartulit ikkagi liigutada ja müüa. Me vaatasime, Indrek, seda kaarti, et kui palju Euroopa erinevates maades kartulit tarbitakse ja Eesti oma 62 kilogrammiga inimese kohta oli kaunis sarnane teiste Põhjamaade või Lääne-Euroopa maadega. Väga palju 2 või 3 korda rohkem olid endised Ida-Euroopa maad, eriti kõrge siis Valgevene, kuskil ligi 200 kilo inimese kohta, aga ka teised Ida-Euroopa maad ja kõige vähem olid siis Vahemere maad, kus ainult 20 kilo inimese kohta, et ega me siin vist mingit suurt muutust ei näe, et päästerõngas siis olekski, nagu sinagi ütled, ainult mingi tööstuse arendamine. No tööstuse arendamine oleks kindlasti üks suund, samas jällegi enda seisukohalt tegelikult ka seemnekasvatuse pinda ja mahtu me võiksime tõsta minu arvates, aga seal jällegi tegelikult ega riskid, nagu igal pool, jäävad ikkagi üles, et kas sul õnnestub ikkagi, me oleme aasta korraga, et kui on ikkagi turud täis, Euroopa on täis, siis sa Eestist välja müüa ikkagi ei saa, et jah, sellisel tööstuskartulil ja seal on need lepingud kindlasti nagu olulised, aga kui ma vaatan täna seda Eesti nagu näiteks kaubanduse võtmes, siis mina ütlen isegi, et jumal tänatud, et ma ei tahagi ühtegi lepingut. See on ju kohustus, et ega siis seal on jällegi nagu omad riskid, et täna, kui mul ikkagi varast kartulit selleks kuupäevaks ei tule, siis nagu mulle üks ostujuht ütles, et ega sellepärast vangi ei panda, et siis sa ikkagi sa annad ju endast niikuinii maksimumi, aga kõik ei sõltu sinust, et ma tean, et meil üks Saksa lektor ütles, et kartulikasvatus, et see on 30% seeme, 30% on kasvataja, 30% on ilmastik ja 10% on muu faktor. Tööstus on Euroopas väga kõrgel tasemel ja väga suured mahud on kindlasti seal taga, nii et kui me tahaksime siin ka Eestis midagi hakata arendama, siis ka see peaks olema väga efektiivne ja suuremahuline, et kas see üldse tuleb meil siin kõne alla, kas meil on sellist pinda ja võimalust, mis sa, Indrek, arvad?
Eks need mõtted on läbi käinud, on ka natukene analüüsitud, eks tööstusel samamoodi tekib see mastaabi efekt ja seal tegelikult 100 000 tonni on vist minimaalne täna, mis tööstuse ülespanekuks vajalik on. Ja see ongi ka põhjus, et miks seda täna Eestis ei ole, et on Põhja- ja Lõunavabariikides, mitte meil, aga meil on tegelikult ka klimaatiliselt üsna raske tööstuskartulit toota, sest see nõuab väga kõrge kuivaine sisaldusega sorte, millel ei tohi nad suhkruks muutuda, nii nagu Maido oma isiklikus kogemusest teab, ta peab need hoidma hoopis teistel tingimustel, seal on omad riskid ja meil ka sügis tegelikult seda koristust väga ei soosi või seda kvaliteedi teket, sest meie hooaeg on liiga lühike. Tööstuskartul tahab rahulikult küpseda, et koristuse hetkel olla, kuidas öelda, hästi valminud, et ei tekiks koristusaegseid kvaliteedi häireid, sest see kõik, on ta siis friikartul või chips, seal on lõige ja kõik paistab välja, seal ei tohi olla ühtegi tuvenemist, muidu tehas ei hakka sind eelistama ja otsib paremat kvaliteeti. Eks need tingimused on ju ka laua toidukartulil samad, et peab olema võimalikult ühtne ja korralik kvaliteet, et kas meil on ju tihtipeale probleem selles, et kui hakkad teda koorima, siis on seal küll traatussi ja mingid muud jäljed sees, et jaa, aga ikkagi toidukartulil on, ütleme see vegetatsiooniperiood või kasvuperiood on tal ikkagi, sul on võimalik valida. Me täna ju ei kasvata ühtegi hilist sorti. Indrek selles mõttes ütles väga õigesti, aga jättis väga olulise asjad detaili mainimata, et need omadused, mida tööstuskartul nõuab, need annab hilised sordid. Ja me ei saa Eesti oludes kasvatada hiliseid sorte. Hiline sort on alati maitsmav, ta seisab kauem, tal on kõrgem kuivaine sisaldus, ta ei lähe kevadel nii kiiresti kasvama, aga kuna meie kasvuperiood on lihtsalt nii lühike nagu ta on, siis me kasvatame täna tegelikult keskvaraseid sorte. Ja koristame neid septembri teisel poolel, on aastaid olnud, kus oktoobris polegi võimalik koristada, sellepärast et külm on juba kõik ära võtnud, et see on lihtsalt elu on selline ja me ei saa tihti veel, mis juhtub, me läksime nüüd sinna sortide peale, see on siuke hästi libe tee, minu käest ikka iga aasta küsitakse, et mis see kõige parem sort on. Ja ma tean väga häid sorte, ma tean väga maitsvaid sorte, linnainimestele kindlasti väga maitseks, aga kasvatajana me neid kasvatada ei taha. Sellepärast, et nagu ikka, ühte mugulasse kõiki häid asju korraga panna ei ole võimalik. Kui nüüd jällegi vahele küsida, kui palju on Eesti sorte Eestis kasvatatakse? Eesti sorte suured tootjad ei kasvata keegi, ma tean ühte suurt tootjat, kellel oli veel eelmine aasta, tänavu tõenäoliselt juba vähem, oli sorti Tiina. Üldjuhul on erinevad probleemid Eesti sortidel, mis suurtootmisesse ei sobi. Need koduaedades peamiselt siis? Pigem koduaedades, täna küll on metk 2 uut sorti välja tulnud, Joosep ja Varje. Meie proovime isiklikult Joosepit nagu paljundada, kuna nüüd metk ise enam seda ei tee. Ja vaata, mis sellest tuleb. Me veel ei tea, oskan öelda paari aasta pärast. Ma püüaks juttu viia ka agrotehnika poolele. Kas meil on ka mingi puudus millestki, et see agrotehnika oleks väga korrektselt kõik tehtud, et meil ei oleks umbrohtusid, taimehaiguseid, kahjureid, kas need tooted on kõik olemas teil, kas te saate teha kõik oma taime heaks kasvuks? Kas me peaks ütlema midagi ametnikele, et näiteks mingid tooted on meil turul puudu, mis teistes riikides? Kahjuks on, ütleme, me oleme seda proovinud selles mõttes, meil oli siin suur mure, oli traatuss ja sealt sai alguse tegelikult selline natukene siuke nagu ministeeriumi ja kartulikasvatajate vaheline selline tihedam diskussioon ja ka kohtumine, päädis ka kohtumisega ministeeriumis tegelikult ütleme nüüd, ega me kaugele ei jõudnud, sest tegelikult probleemi ei hakka, mida ausalt öeldes ka enne selle algust oli kuidagi kartulikasvatajad nagu veendumus, et kõik on nagu kinni Eesti ametnikes, nii nagu sa ütlesid, et ametnikud võiks ikka rohkem teha. Aga tegelikult peale neid kohtumisi ja läbirääkimisi tegelikult see probleem on tegelikult ju üleüldine Euroopa Liidu probleem, see ei ole, täna ei ole see Eesti-sisene asi tegelikult, täna on hädas, ütleme, nüüd me lähme selle nii-öelda keemia poole peale, kuna kartul paratamatult nõuab lehmedaniku tõrjet, ilma selleta ei ole võimalik kasvatada, siis see Euroopa nii-öelda rohepoliitika ju käis ette, et 2030 peaks olema 50% vähendatud pestitsiidide kasutamist.
tänaseks on saavutanud taseme juba 60% vähenenud. Võrreldes perioodiga, võib-olla Indrek oskab seda perioodi täpsemalt öelda, mis see referentsperiood oli, äkki 2013 kuni 18 äkki oli see, kui ma võib-olla õigesti mäletan. Igatahes sellega võrreldes on juba vähenenud 60%. Ja nüüd tegelikult, eks kõik on hädas, kõik põllumehed on tegelikult keemiaga hädas. Aga mis pani nagu eriti valusalt mõjus kartulikasvatajale oli tegelikult sellise toimeaine nagu mankotsepp kadumine. Oli hästi laia spektriga kontaktne vahend ja tegelikult see ei ole mitte Eestis ära kaonud, ta nii-öelda keelustati terves Euroopas, üle-euroopaliselt ja täna on asenduseks talle midagi ei ole tekkinud. On täna ju, ma räägin ainult lehemedanik, ma ei räägi umbrahutõrjest, see on nagu eraldi rida kartulikasvatuses, ma räägin ainult lehemedanikust. On asemele tulnud preparaadid, ütleme nii, et meil on veel olemas. Kui ütleme veel 10-15 tagasi oli meil kuskil kuni 20 preparaati, siis täna on umbes 10. Aga meil on olemas vahendid, aga küsimus ei ole mitte vahendites, vaid küsimus on see, kuidas nad töötavad, ehk kuidas nad siis tapavad seda seent, ehk lehemedaniku seent. Ja täna nad toimivad nii-öelda ühele faktorile, kindlasti Indrek oskab sellest laiemast rääkida, aga põhiline see, et on väga-väga kõrge resistentsusoht. Aga sa libisesid nüüd üle sellest traatussist, et kuidas sa tast nüüd ikkagi siis jagu saad, kas ainult külvikorraga? Ma libisesin sellepärast üle, et seal ei ole mingeid lahendusi. Nii et ainult see viljavaheldus... Ja viljavaheldus ka ei aita. Sellepärast traatussile meeldib ka väga tegelikult ka, kuna ta on kõrjaliste juurikas toitub tegelikult, see on tema lemmiktoit. Et seal ei ole ainult orasein, tegelikult talle ka meeldib viljajuur, teraviljajuur näiteks, ka kõrraline. Et kui rapsi järgi paned? Rapsi järgi pigem mitte, jah, selles mõttes, aga see ei aita, tratussi elutsükkel on 7 aastat. Aga kahjustus ikkagi on väiksem, kui sul on mitte rohumaa eelviljaks. Isegi see ei aita, selles mõttes rohumaa võib olla ka põlluservas. Juba see on probleem. Et seal ei ole lahendusi tegelikult. Nii et mida väiksemad põllud ja pikemaaegsete rohumaade all, seda suurem on see probleem. Sinna ei maksa kartut panna, jah. Nii-öelda värske maa ei ole kõige parem maa ikkagi. Selge see. Ja kas, ma saan aru, et lehemedaniku jaoks teil praegu on preparaadid olemas, mitu korda te peate pritsima suve jooksul, kui nii... Oleneb sordist. No umbes nii 3, 4, 5... Ei, no me räägime 10 kuni 14. Isegi on umbes hooaeg. Siin pean üle võtma, see läks paljuks, et mina nii palju küll ei pritsi. Mina alustan enne jaanipäeva. Üldjuhul alustan enne jaanipäeva ja lõpetan septembri keskel. Aga mis puudutab veel taimekaitsevahendeid, jah tõesti, et neid on ikkagi järjest ja järjest vähemaks jäänud ja kui lihtsalt kurb on see, et kui mingi preparaat keelustatakse ära, kui võtame nüüd siin lehemedaniku kõrvale kartuli umbrohutõrje, et oli Mistral selline preparaat, metributsiin, toimeaine, siis see on ka keelatud, et lihtsalt nagu asemele midagi nagu ei tule, et see on nagu see kurb ja siis meie ametnikud lihtsalt sõbralikult käega patsutavad õlale, et püüdke hakkama saada, et see on nagu selline kummaline, et lahendusi nagu ei pakuta ja natukene muidugi ärritab ka see, kui jällegi Lätis mõni preparaat on lubatud või Soomes on lubatud, siis mis meil ei ole ja siis vastus sellele päringule on see, et Läti põllumeestel oli seda väga vaja, et sellepärast nad said, aga meie jaoks ei ole see preparaat läbinud liiga palju või piisavalt katseid ja ütleme nii edasi, et meil on ikkagi see asi päris karm, et ega neid preparaate pigem rohkem läheb ära, kui tuleb juurde, aga eks me peame sellega kohanema ja hakkama saama, et ma tõesti võib-olla siin läks enne see kasvatamise poole pealt, et jah, et tööstuskartul vajab pikemat kasvuperioodi ja et saada paremat kvaliteeti, ma olen nagu sellega nõus, aga teiselt poolt võib-olla mis ma nagu näen, kuna me kasutame selliseid erinevaid tehnoloogiat, et on 2 põhilist tehnoloogiat ja valdavaks on juba saanud see SOT-i tehnoloogia, separeeritakse ja tehakse, et see kartuli mahapaneku protsess läheb liiga pikale. Et mina olen kindlasti püüdnud saada ikkagi maikuuga kartuli maha, aga siin on olnud kindlasti juhuseid, kus ikkagi pannakse seda kartulit terve juuni veel maha. Jah, muld on soe ja iseenesest kõik on õige, aga eks see vegetatsiooniperiood sealt saab ka nagu lühema
Kas oli probleem ka pealsete närvutamisega toodetega? Jaa, seemnekasvatuses eriti, siin me olime ikkagi, aasta olime täiesti ilma, siis on tulnud mingeid asendusi, kahjuks need ei toimi. Nüüd ikkagi oleme siis eriloaga saanud reglooni nagu kasutada, aga jällegi me oleme jälle kohanenud, valmistunud selleks, on õnneks olemas seadmeid, millega siis saab neid pealseid paremini maha võtta õigel ajal, vajutada ilusasti vagu kinni, et sealt valgus sisse ei lähe, nii et see pool on paranenud, aga kui enne oli ka juttu natukene, et mis need kasvataja tehnoloogia poolsed mured on, siis näiteks see on väga suur mure, et kui nii vähe, kui neid investeeringutoetusi meil üldse siin jäänud on, siis millegi pärast on kõik need kartuli mulla töötlemismasinad sealt investeeringu listist nagu välja arvatud, kuna nimetatakse, et see aktiivne töötlus on nagu mullasurm. Mingil määral tuleb sellega nõustuda, aga lihtsalt see tehnoloogia teisiti ei toimi ja käsitsi me ei ole ju võimelised enam kartulit kasvatama, et tegelikult on seal kõige suurem puudujääk, et me ei saa seda tehnoloogiat, kaasaegset tehnoloogiat sellist nagu vaja. Te olete mõlemad ka seemnekasvatajad, kas seal on ju oluline ka insektitsiid, et ära hoida haiguste, viirushaiguste levik? Jaa, aga no ikkagi viimasel vähemalt poolel aastal on tegelikult tulnud tagasi. Ütleme, siin oli mingil hetkel, kui ikkagi see rohepoliitika oli nagu täies jõus ja suundumus oli kõigil selge, siis ikkagi oli olukord, kus süsteemseid insektitsiide ei olnudki turu peal. Nüüd on teil nagu... Aga nüüd on tegelikult juba, ütleme, seal on ikka spekter on kaetud üldiselt, et ei ole enam, praegu selle koha pealt ei ole. Kartulikasvatuses veel on vaja ju toitaineid taimele anda, kas meil on vähemalt seal vist on kõik paigas, et taim tasakaalustatult ära toita? Selles mõttes küll, et seal on valik on olemas, aga eks seal valikul on ka see üks häda, mis on kõigil teistel, et see hind on tõusnud. Ma tahaksin öelda seda, et me rääkisime nüüd tükk aega taimekaitsest, et vaatamata kõigele, mida Maido ja Janek ütlesid, võin mina öelda, et Eesti kartul on siiski oluliselt vähem taimekaitsega töödeldud kui Euroopa analoogid. Sest meil on ka ju see info olemas, et palju Euroopas keegi mingisuguseid taimekaitsevahendeid kasutab ja võin teile kõigile öelda, et alati seal on rohkem kui pool, võib-olla mõnel mehel on vähem keemiat kasutatud kui Euroopas, et julgen alati soovitada Eestis toodetud kartulit. See, kellel on valikuvabadus või võimalus, eelistage. Aga mis puudutab väet, siis loomulikult ega kõik need asjad on olemas, nendel on oma hind ja ega põllumees ka samamoodi on kohanenud, et me ei saa enam arutult väetada nii nagu nõukogude ajal on väga optimeeritud väetsi kasutamine, samuti pannakse kõik ilusasti vakku, kasutatakse näiteks mitte vee säästmiseks, vaid vähemalt keskkonna säästmiseks, vaid ütleme fosfori kokkuhoid on ju, pannakse stardifosfor ainult, et saada oluliselt 10 korda väiksema kogusega see taim kasvama. Ja seda kõike tehakse, sest ega teiselt poolt neid samu kahte härrasmeest siin on surunud ka hind, sest tegelikult nemad on kohanenud läbi selle 20 aasta, aga ja nemad oskavad võib-olla ka paremini kommenteerida, et minu meelest kartuli hind on püsinud 20 aastat täpselt samal kohal, vaatamata kõikide sisendite hinnatõusule. Võib-olla Maido, sina kui tootja oskad seda täpsemalt öelda? Kartuli hind on selline volatiivne asi, et te võite alati proovida küsida näiteks tehisaru käest. Ma olen ise mitu korda proovinud ja ta ei oska vastata. Tegelikult on vähesed küsimused, ta ei oska vastata ka sellele küsimuse, mis on, kui küsida täna, saate GPT käest, mis on täna keskmine Eesti hulgi hind, kartuli hind, siis ta ei oska vastata sellele. Sellepärast me jõuame sinna samma tagasi, need hind kujuneb kogu aeg kokkulepete käigus. Ja tegelikult see võib olla väga suured käärid. Me täna ütled, et mis see paar senti on tegelikult, aga me võitleme tihti 1 sendi pärast.
turu peal. Ja on olnud, ütleme aastast alates 2022, kui hakkas sõda tegelikult püsis kartuli hind, ütleme keskmiselt kõrgel, kuna kõik sisendid tõusid, tegelikult teraviljaga juhtus sama asi, teravilja hind tõusis, kõik sisendid tõusid ja kartuli hind jäigi need paariks aastaks jäigi tegelikult täiesti sellisele, ütleme hulgi hind just täiesti talutaval tasemele, 20, ütleme kuni 25 senti ja nüüd juhtus see, et kuna ka Euroopas püsisid hinnad kõrged tollel ajal, siis Euroopa pind tegelikult igal aastal suurenes. Ja ületootmine. Tegelikult tekkis ületootmine ja see ületootmine tegelikult kajastus tänavusel aastal. Ja nüüd kukkusid ikkagi kartuli hinnad järsult. Ja me ei räägi enam siin mingit paarisendisest kukkumisest, me räägime ikkagi kuni 10 senti. Tegelikult oli kukkumine olukorras, kus sisendid ikka veel tõusid. Kõik, nii palgasisend, väetissisend, keemiasisend, kõik tõusis. Probleeme on oi kui palju ja kui kunagi Eestit nimetati kartulivabariigiks, siis täna me seda kindlasti enam ei ole, aga meil on professionaalsed kartulikasvatajad, kindlasti ka kodus, kes ise kasvatavad ja need professionaalsed kasvatajad, ma tahaks siis öelda neid kiita, et nad muutuvad järjest professionaalsemaks, et suudavad selliste konkurentsi tingimustes ellu jääda ja veelgi kas laieneda või leida uusi lahendusi, nii et väga tublid olete, et suudate Eestis seda pakkuda ja ma usun, et meil on siin veel päris palju selliseid tasemel tegijaid ja ka korraliku kvaliteediga suudate seal selle lauakartuli juures olla konkurentsis. Mis te tahaksite lõpetuseks öelda teistele põllumeestele või tarbijatele veel? No ma ei tea, mul oli see hinnajutt siin natukene veel sabast kinni võtta, et ega väga palju lisada ei ole, et lihtsalt nagu kummaline on see, et kui me võtame teisi sektorid, et on see ehitus või mõni muu, siis kõik saavad aru, hinnad tõusevad, kütus ja sisendid ja kõik asjad, aga kartuli puhul see kuidagi nagu siin nagu toimub vastupidi. Mis aastast sul on sama hind juba? No ma ei võib-olla tõesti 10 aastat on isegi... Ma ei julgeks väita muide, vabandust, ma segan, aastal 2000, kui oli kroon, maksis äkki kartul 5 krooni. 5 krooni on 35 senti, see on võrgu kartul tarbija juures. Need 25 aastat sama? Sellist hinda praegu nagu... Ma arvan, et viimase 25 aasta jooksul on tegelikult hind langenud. No nii ta on, aga nii on nende põllumajandusasjadega üldse, aga lõpetuseks öelda, et tegelikult ikkagi ma arvan, et me teeme oma asja edasi. Oluline on see, et me ei anna alla, et tegelikult eestlane ikkagi on kartuli usku, kartulit tarbitakse, lihtsalt teda tuleks natuke saada atraktiivsemaks, selline klassikaline keedukartul enam väga ei kõneta, aga kui me teeme erinevaid asju, siis ikkagi on võimalik vähemalt seda sama taset hoida, sest ka selle toidujulgeoleku vaatest kartul on ju ikkagi üks olulisemaid, et seda me saame ikka ja jälle alati teha ise siin, kui on ka piirid kinni ja enda poolt ikkagi tahan seda seemne poolt hoida ja teha nii hästi kui võimalik, sest täna ikkagi usaldatakse meile emafirma poolt selliseid paljundusi, mida juba mõtled, et ei tea, et kas pane või püssimees valvama seda põldu, et kui sulle BS kategooriat juba tarnitakse, siis peab olema väga tänulik, et järelikult me oleme teinud head tööd ja meiega arvestatakse ja nad käivad meil iga aasta külas, mina käin seal esindamas Eestit, seminarid ja jätkame seda tööd, nii et ma arvan, et teeme ikka edasi. Suured tänud. Mina nii pikka juttu võib-olla ei räägiks, aga mina tahaks öelda, et ma tahaks, et Eesti inimene ikkagi hindaks nagu seda Eestis toodetud kaupa. Seda on järjest vähem, nii küügivili, kartul, nii edasi, et endiselt kui poodi minnes, kuigi ta võib vahest olla kallim see Eesti toode, siis inimesed oska ikkagi seda Eesti. See raha tegelikult läheb Eesti tootjale ja ta aitab ikkagi sellel sektoril areneda. Nii, aga suured tänud siis kõigile kuulajatele, kes te olite ja selge see, et ka tänud teile, kes te siin stuudios olite, Jaanus, Maido ja Indrek ja mina siis omalt poolt soovin head kartuli aastat, mis siin muud. Aitäh. Põllupäevik.